saalis viibijad. Vaatad vanu fotosid, sellel on poisid, nende vahel 2 habrast naist. 3. pildil tüdrukud ja ainult terav silm märkab üht kaunist säravat nooruslikku daami nende keskel. Issi, kes need on? Mina, mu laps, olen siin, aga see siin, see on minu õpetaja. Aga need teised, need on minu koolikaaslased. Nii juhtub ka sinuga aastate pärast. Mõnda koolikaaslast ei suuda kohe meenutada. Mõnda oled näinud ja ei usu oma silmi, millise muutuse aeg temaga teinud on. Kes on sellel ammusel aegade tagusel pildil. Ja sa tuletad meelde möödunut ja jutt hakkab voolama ja selle jutu käigus meenuvad üha enam ja enam mälestused, seigad ja juhtumid. Tead, me olime uue õppekava lend. Riiklikult kinnitatud, veel korrastamata õppekavaga alustasime me iseseisvat elu 60. klassis. Oli öeldud, et õpikud ei ole valmis. Segadusi jätkus silmini. Teada oli vaid üks, et lõpetamisel sooritame me 3 riigieksamit, uurimustöö ja küpsuseksamit. Vahepealsed haridustuuled tegid küpsuseksamist koolieksami. Uurimustööst sai praktiline või loominguline töö. Eriline fopaa juhtus aga eksami tulemuste hindeskaalaga, kui järsku 1 kuni 100 punktini sobis kõik, lõpetamaks kooli. Kas edasiminekuks ei ole teada. Ja nii siis meis saidki kergkatsetuse läbi noored, kes viimasel kooliaastal põlve ja häälevärinal komisjonide ees oma töölisi uurimustöid kaitsesid. Kes rääkis oma tööst teisjad neelost, kes elementaarosakeste liikumisest, mille tööteemaks oli internetipiraatlus, kes oli tegelenud kaitseväe küsimustega, kes lõi muusikat. Igaüks meist näitas end täiesti uuest küljest. Lisaks sellele valik ja vabaained, mis viisid meid TTÜ-majja ja mujale. Ühesõnaga, meie tunnistuste hinnete lehe täideti mõlemad poolt. Meid õpetasid erinevad õpetajad, kes kui mitte siis kindlasti täna meenuvad ja nende poolt öeldu igal juhul meid aitab. Meie varasematele küsimustele, miks see või teine aine vajalik on, ütlesid nad, leiate vastuse hiljem elus. Lihtsalt inimene on sellisena loodud, et kogu elu õpib, areneb ja vanemaks saades mõistab miks ja milleks. Ka meie loogikaõpetaja ütles, et loogika ongi natuke raske. Kõik pretensioonid palun aga esitada Aristotelesele. Issi, räägi mulle nendest poistest ja tüdrukutest. No vaata, siin on poisid, kes armastasid muusikat. Head kitarrimehed olid Kevin, Reino, Joosep, Kristjan. Need siin on meie 6 kuldset neidu. Karoliine, Nele, Ebe, Katri, Raili, Grete ja Katri. Siin on sportlased. Jalg- ja võrkvallurid olid meil põhilised. Kevin, Tauno, Andres ja Erki. Aga siin need poisid. Vaata, need poisid näitasid ülesse sõjaajaloo huvi. Mihkel ja Johannes olid nende nimed. Aga siin need tüdrukud. Nende seas oli lauljaid ja tantsijaid, lihtsalt lennuhindi. Maarja, Liisa, Margit, Kristin, Marietta ja need Samuel, Andri, Lauri, Eerika, Ainar, Markus, Kristoffer, Andri. Neid jätkus kõikjale lavale ja projektidesse. Aga see siin, sa küsid nendest kirstunaeladest. Kellest? Need olid
poisid, kes tegid vahel pahandusi, aga tulid puhtalt välja. Martin, Romet ja Steven on ja see, kuule, paneme nüüd pildid ära, aga isa, kelleks sa tahtsid saada? Aitab laps tänaseks, aitab. Amtsed õpetajad, 37. lend. Ma ei tea, kas kõigi kohta küsis see väike poiss, aga ilmselt enamiku kohta. Ma tahan teile soovida, et teist saaksid tublid inimesed. Et te täidaksite oma unistused, mis iganes ka neid ei ole. Ma tahaksin, et te meenutaksite aastate pärast oma klassikaaslasi ja mõtleksite, et need olid need inimesed, kellega koos sai täiendada 12 aastat või 3 aastat, aga igal juhul on igaüks nendest jätnud killukese teie mäele. Armsad vanemad, ma tahan teid tänada nende laste eest, kellega oli vahel vaeva ja muret, aga kes on üdini oma. Aitäh teile, ilusat lendu teile ja kõikide soovide täitmist. Tallinna Tehnikagümnaasiumi õppenõukogu otsusega number 8 19. juunist 2014. aastast seoses gümnaasiumi õppeprogrammi nõuete täitmisega ja riigieksamite sooritamisega lugeda gümnaasiumi lõpetatuks ja anda välja küpsustunnistus järgmistele lõpetajatele.